tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna veevalajatele. Nii, täna võtame 3 oraakli sõnumit, räägin nendest ja siis lisaks veel mõned tarokaarti sõnumid ka. Aga tegemist nagu ikka on üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii, aga vaatame veevalajatele. Esimene oraakli sõnum. Nii, ma tõstan kõrvale ja siis vaatame kohe edasi. See on selline lõppmata sümfoonia nimeline kaart. See näitab tihti olukorda, mis on võib-olla veel pooleli või millel ei ole sellist punkti pandud. Võib-olla näitab ka olukorda, kus ma ei saanudki teada midagi, kus mul on veel küsimusi, millele ma ei ole saanud vastuseid näiteks. Et see kuidagi ei ammendanud, see kuidagi jäi kuhugi pooleli ja ma ei saanudki teada, miks näiteks või ja selleks, et kuidagi edasi liikuda, tahaksin ma otsad kokku tõmmata, et selline tunne on. Vahel see näitab näiteks suhte energiana seda, et üks osapooltest on näiteks edasi liikunud või kuidagi nagu teise suuna millegi osas valinud, et ei ole samal lainel, aga üks osapool on nagu edasi liikunud, aga teisel on näiteks raske loobuda, sest tunded on näiteks alles. Vahel on selline tunne, et mulle jäi kellegile midagi ütlemata. Võib-olla ma ütlesin, aga mulle jäi selgitamata midagi, et selline nagu otsad ei ole kokku tõmmatud ja see kuidagi vaevab vahel. Aga vahel ei olegi võimalik enam kontakti saavutada ja vahel kutsub see kaart, et aga kui sa ei saa neid asju kellegile öelda, et siis näiteks lihtsalt pane need kirja ja lase tuulde, on ju, et kuidagi selline vajadus mingisuguse teema osas oleks vajadus justkui see lõpule viia ja et saaks ukse sulgeda, et saaks edasi minna, et see kuidagi midagi nagu häirib millegi osas, et see on kuidagi lõpetamata. Nii, aga vaatame, võtame teise oraakli kaardi. Varjatud teekaart. No see kaart, varjatud teekaart on, näitab tihti sellist 2 poole liitmist ehk siis vaimse poole ja materiaalse poole liitmist. See näitab, et tõenäoliselt ma olen juba midagi saavutanud millegi osas, olen mingisugused valikud teinud, kuhugi jõudnud. Olen teinud ka edusamme näiteks ja saanud võib-olla väärtuslikke õppetunde, ma olen kuhugi liikunud. Aga nüüd on see koht, et jah, ma olen siin ja see on nii nagu ta on, aga kuhu edasi, kuidas areneda veel. Et see kaart kutsub edasi liikuma ja selle edu saavutamiseks peaks justkui selline ratsionaalne mõistus ühtima südamesooviga. Et siis on need suuremad asjad võimalikud. Just kui ma võin liikuda edasi nii ka, nagu ma praegu liigun, aga siin on salajased võimalused, siin on väiksed südamed, siin on siia juurte alla peidetud. Minu jaoks ühel kaardil on see selline armastajate kaardi ka 2 puud omavahel on ju juured põimunud ja ladvad põimunud. Et siin on mingisugune võimalus, et nii võib olla hästi, aga midagi oleks võimalik veel paremini. Aga kuidagi ma pean selle oma südame ja mõistuse koostööd tegema panna, sest suured asjad, veel suuremad asjad on võimalikud ja on võimalik saavutada nagu need kõrgemad sihid, kuhu ma võib-olla ei olegi sihtinud. Et see näitab lihtsalt, et mingisugune tee on, mida ma ei ole märganud või mingisugused võimalused on, mida ma ei ole kasutanud, aga läbi mille ma saaksin saavutada midagi rohkemat. Nii. Aga võtame ühe
loomakaardi energia ka siit, vaatame veevalajatele. Nii, rebane. Nii, rebase energia. Rebase energia näitab sellist kohanemisvõimet, et võib-olla ma pean kohanema mingisuguse olukorraga. Ja siin on ka selline reaktsioonivõime, reageerida. Ja siin on, rebase puhul on alati sellist, ta on ju tark energia, kaval energia ja see on energia, kus ma leian ka näiteks takistuste ja vastuseisu kohal väga kiirelt suudan kohaneda, leian uusi lahendusi, leian uusi võimalusi. Samas rebane kaitseb kindlasti oma lähedasi ja et selline kaitse on ka olemas, et ei ole ainult üksi ja ise. Ja samas rebane on ilus loom, väga särav loom ja see tähendab, et ma tõmban ka pilke, et mind märgatakse. Uhke kasukaga on ju, et selline energia, kus ma tõmban, tähelepanu tõmban pilke, aga samas on minul rebasel kohe, jääb seisma siin on ju, ma tõmban küll tähelepanu, aga selline tugev intuitsioon, et ma tajun ka ära, kui on oht ja ma näen läbi, et ma mõistan, et minuga ei saa trikitada, et selline tark, väga tark energia, et kuidagi hästi hea kohanemisvõime, hästi hea toimetuleku võime, mina saan hakkama, ma näen läbi, samas olen atraktiivne, et kuidagi selline energiaga ma kohanen ja leian kohe uusi lahendusi, võimalusi. Nii, aga võtame veevalajatele mõned tarokaardi energiat ka. Ühe korra segan veel. Nii, mõõkade kuus. Mulle meeldib siin see konkreetselt selles kaardipakis. Mõõkade kuus tuleb nagu pimedast keldrist ülespoole ja tal on see leek käes, et nagu ma võib-olla olen olnud siin kuskil madalseisus, aga ma liigun ülespoole, et ma järgin seda tulukest, virvatuluke siin ees ja ma liigun ülespoole, et see tihti mõõkade kuus näitab, et ollakse läbimas mingisugust muutust. Ja võib-olla selles energias siin keskendungi sellele vähesele, see, mis mind hoiab edasi liikumast. Ja vahel on keeruline näha just seda väga helget ja sellist tulevikku pärast keerulisi aegi, sest see kaart näitab, et on olnud mingisugused keerulised hetked, keerulised ajad. Ja see energia vahel näitab, et ma tunnen ennast üksikuna, tuli siit keldrist üles üksikuna. Aga ja vahel näitab, et see, mida ma olen läbinud, on kuidagi väga isiklik. Aga see kaart kutsub, et isegi kui sul on nagu raske abi vastu võtta, siis proovi vähemalt olla sellele avatud, et kuidagi teiste toel on edasiliikumine kergem, et siin on ka vaja seda virvatulukest, kes tegelikult mulle teed näitaks, et üksi on raske võib-olla väljapääsu leida. Et kindlasti leiab, sest see muutuste kaart, see näitab, et mingisugune muutus ja protsess on juba käimas. Ma lihtsalt võiksin kiiremini ja kuidagi kergemini selle perioodi läbida, kus ma näen juba seda helget tulevikku. Et see vahel näitab et ma olen justkui nagu karidele sõitnud ja kuidagi teised aitaksid sealt olukorrast mind välja tuua kergemini, et kui üksi pusides. Aga igal juhul on see positiivne energia, et ma liigun edasi, juba tulen sealt välja. Tuleb kohe see, et kui sa oled põrgusse jõudnud, siis tuleb ikka edasi kõndida, mitte seisma jääda. Et siin tullakse juba trepist üles. Nii, müntide 8. Siin võib näidata tööalast, see on arengute kaart minu jaoks, et kus ma arenen ja õpin ja kogen ja panustan ja olen töökas ja palju tööd võib olla. Müntide 8 puhul on oskused, on anded, kvaliteet on oluline. Ma nõuan endalt kvaliteeti, võib-olla ma ootan teistelt. See on pühendumise energia õppimise, see on sellist meistriks saamise energia.
kus jah, standardid on mul kõrged, meisterlikkus, aga ma väga pühendun, ma tõesti pingutan selle nimel, siin võib, nagu ma ütlen, et võib-olla palju keskendun tööle või siis võin ka keskenduda ka oma tervisele, stabiilsusele, turvalisusele, midagi püsivat, loon midagi tugevat. Mulle meeldib see, et ma ei anna nagu järgi oma nõudmistes, enda suhtes ka, võib-olla ka teiste suhtes. Et see võib näidata ka sellist edutamist, finantsilist iseseisvust, aga ma pühendun millegile väga, et ma olen nõus endast andma ja ma kuidagi tunnen, et siin on minu ootused ka teiste suhtes kõrgendatud, et ma kindlasti ei lähe lati alt, et ma olen väärt enamat, ma olen väärt pingutamist, ma olen väärt ka minusse panustamist, kui on suhete mõttes ja tööalased ka võib-olla, et selline, et ma tõesti annan, aga see ootus sellele vastu on ka, et ma tõesti, et minu pühendumust ja minu pingutust nagu märgatakse selle energiaga. Ei lähe lati alt kumbki kaart, mõlemad on selline energia, et ma tõesti, ma tean, mida ma väärt olen, on see minu jaoks, et ma ei lepi vähemaga. Ma olen nõus tööd tegema, ma olen nõus pingutama, ma olen nõus ootama, ma olen nõus kannatlik olema, aga ma ei lepi vähemaga. Tugevuse kaart, mõnel võib olla tegemist lõviga, on ju lõvienergia. Aga tugevuse või jõukaart, et see näitab, et võib-olla olen jõudnud olukorda, kus peangi olema sisemiselt väga tugev, vastupidav, kannatlik, ma proovin kontrollida oma emotsioone, just kui sellised pursked ei tuleks kasuks. Ma võib-olla ei ole väga avatud kaartidega siin, aga siin on mingisugune järjepidevus. Minu jaoks alati tugevuse kaart näitab sellist energiat, kus ma proovin heaga, et hästi leebe juhtimine, see on tervendav energia, ja just nimelt tervendab kuidagi ka teiste jaoks, et ma ületan takistused hästi rahulikult, tasakaalukalt, ilma agressiivsuseta. Et ma saan selle kavalusega, et rebane ka kaval, et siin ka ma saan pigem selle kavalusega, sellise määrin mett moka peale energia, kus heaga ma saavutan rohkem. Kuigi ma sisemiselt võin olla väga ärritunud või lausa see võib mind häirida tugevasti, aga ma olen tugev, et see kaart kutsub hästi selline, ma olen kaastundlik ja rahu säilitama, just selline leebe mõjutamine, proovin mõjutada leebelt ja ma tean, et siin ei juhtu midagi väga kiiresti minu jaoks siin ka. Ma arenen selle käigus, ma panustan sellesse ja ma tean, et ma võtan selle jaoks aega, mis iganes see on, et saavutada see, mida ma soovin, sest ma soovin parimat endale, siis ma tean, et ma pean olema kannatlik. Aga minu jaoks selline, kui on väljakutsed, siis minnakse püstipäi vastu ja saadakse nendega ka hakkama, sest siin on anded ja oskused ja ma olen nõus arenema ja kasvama ja panustama. Nii. Aga vaatame veel, võtame veel valajatele. See tahtis nagu tagurpidi. Ei teagi. Las ta tulla. Sauade 3. Kuna ta tahtis, ma panen tagurpidi. Ta tahtis tulla tagurpidi. Ja sauade 3 minu jaoks tagurpidi võib näidata seda, et mingisugused just nimelt takistused on, mingisugused piirangud võivad olla edasiarenguks. Ja nagu siin on ka, et tegelikult on mingisugune võimalus, mida ma ei ole märganud. Et siin on selline tunne, et viivitused võivad olla ja vahel see näitab, et ma ei unista piisavalt suurelt, et ma olen juba rahul sellega, mis on. Sest siin on ka, ma olen kuhugi jõudnud, ma olen midagi saavutanud, las siis jääbki nii. Aga see kaart lihtsalt ütleb, aga kuskil on midagi paremat ja sa saaks seda, kui sa leiad selle tee. Et siin on ka nagu, ma oleksin millegi osas pisut alla andnud, tekib mul selline
vahel jah, ma ei unistagi enam milleskist. Tekib mul selline tunne ka, et vahel hirm takistab edasi liikumast. Et kuidagi ei lähe oma mugavustsoonist välja, et millegi pärast, et las siis olla asjad nii, nagu on, tekib selline tunne selle kaardiga. Kuigi potentsiaal ja võimalused on millegi tegelikult, kas ma siis ei näe või lasen neil lihtsalt olla sedasi. Siin on kannatlik ja ma pühendun võib-olla tööle, hoopis pühendun millegile muule. Millegi osas ma nagu tunnen, et ma ei näe nagu sealt edasi. Või need asjad on juba niigi kaua veninud ja või takistatud olnud, et ma ei ole kindel, kas ma tahangi sealt selle osas edasi liikuda, mis iganes see on. Aga peaks. Aga peaks, sest no maagikaart, no manifesteerimise kaart, et soovi ikka, unista ikka, et kui siin ütleb, et ma olen nagu millegi osas võib-olla juba mitte unistanud, mitte allanud ja siin on ka, et see võimalus on siin olemas, mida ma lihtsalt ei näe. Mingisuguses energias ma lihtsalt ei näe mingisugust võimalust, mis on tegelikult olemas. Maagikaart, no maag on energia, kus on tahtejõud ja kus justkui soovi mõtte läbi, mis see on, mis sa saad, sest siin on see jõud oma soovid ellu viida, manifesteerida seda. Ja siin on ka oskused, ütleb selline oskuste ja annete kaart, just kui teil on mingisugused oskused, mingisugused anded. Maag esimene kaart, teekonna esimene kaart, just kui on see tee, nagu siin on tee, millega osas, kust minna edasi. Vaja nüüd tahtejõudu, vaja fookust seada, vaja valida õiged vahendid selle saavutamiseks, et maagilaual on kõik need uued algused erinevad, et kas siis tegutsemine on ju, mõtlemine, suhtlemine, tunded on ju, et selline kõik võimalused, kõik justkui kasutan ära kõik enda ressursid. Maag ütleb alati, kui on midagi, mida sa soovid saavutada, siis maag ütleb, jah, tegutse, tee, sea selle fookus ja astu mingi samm. Et maag kutsub alati midagi selles suunas tegema, et mitte otsima seda, et ma ei saa, sest ma ei oska. Ma ei saa, sest mul ei ole seda või seda. Et see maag ütleb, et aga midagi sa saad, mingid anded ja oskused sul justkui on olemas selleks, et midagi saavutada. Maagis on väga palju sellist väge ja energiat ja maagiat, on ju. Et natuke trikitaja energia, aga selline kaval energia nagu see rebane on ju. Et siin on mingisugune võimekus ja potentsiaal, võib-olla mida veevalaja ise ei märka, sest ta võib-olla oli siin, kus ta praegu liigub alles sellesse, et võib-olla ole jõudnud veel kohta, võib-olla mingid vastused saamata jäänud, mingid asjad kokku sõlmimata jäänud ja see teeb mind võib-olla ebakindlaks. Ja selles osas olen kuskil nagu loobunud isegi, millega osas ma ei tea, mis see on. Aga maag ütleb, et siin on uued võimalused keskenduda ja fookus seada ja võimalus midagi saavutada. Et justkui kontroll on sinu enda käes. Isegi kui sa seda ei arva, isegi kui sa seda ei tunne, siis maag ütleb, et siin on võimalusi. Aga sellised sõnumid veevalajatele seekord suur aitäh, et kuulasid.